Hea meel on näha, et infoautosse on jõudnud midagi tõeliselt ägedat. Ma pean tõdema, et nii ägedat sellist suurt eksklusiivset masinat ma ei ole ammu siin salongis näinud. Ja, see vastab täiesti tõele, et saime lõpuks kätte Ameerika kõige suurema venna, Ford Explorer, et mida me tegelikult oleme peaaegu aasta aega oodanud. Ise näete, suur, ruumikas, mõnus ja loodetavasti ka väga mugav sõita. Eks te ise kohe saate proovida. No kuidas eestlased sellise ameerikaliku auto üldse vastu võtavad, meeldivad või nad on pigem harjunud selliste väikeste pargimaasturite või linnatšiipidega? Võrreldes need Euroopa autodega, siis Euroopa autod on hästi väiksed ja ameeriklased siin on läinud seda teed, et teeme suure, mõnusa, mugava ja täna ka ökonoomse auto. Sinna ma just tahtsingi jõuda, et see auto ökonoomsus seal kõrval kuidagi ei kõla kokku, et kõik teavad ju Ameerikatest, et paned autopaagi kütust täis, siis on ainult hetkega ja juba on tühi. Jah, see nii oli, aga õnneks tänapäeval Euroopa tingimustes on juurde pandud hübriidajam, pistikhübriid, mis siis võimaldab seal auto keskmise kütusele tuua 41 liitri peale. Kui teil on olemas kodulaadija, siis kodulaadijaga saate 8 tunniga seal aku täis laadida, hommikul lapsed kooli, ise tööle ja õhtul trenni ja ongi need sõidad tehtud. Kui palju erinevaid juhiabisüsteeme või lisasid seal on? Ma arvan, et sellise autoga kuskil linnas parkida vist tundub päris keeruline ülesanne. Keeruline ülesanne tundub sellepärast auto suur, aga selle peale on mõeldud, et kõik abimehed on seal auto peal olemas. Et tegelikult valik on väga lihtne, et on valikus 2 varianti. On Platinum, mis on hästi lukuslik ja teine on siis S-Line, mis on sportlik. Et tegelikult mitte midagi lisaraha eest ostma ei pea. Ainult mida te lahti lisaraha eest osta on siis haagise konks ja metallikväär. Ka teeme väikese proovisõidu, et kas on midagi, millele me peaksime eriti tähelepanu pöörama või on midagi, mida võiks välja tuua? 2 asja välja tuua, et mis tuju teil täna on, et kui te tahate kihutada, siis kasutage 350 hobijõulist bensiinimootorit ja kindlasti proovige, mis on sõita elektrijõul. Ja kui te need 2 kokku panete, siis kokku teeb see 457 hobijõudu puhast rõõmu ja naudingut. Minu jaoks on üldse esimene Ameerika auto, mis sõidab elektrijõul välja arvatud, siis Tesla loomulikult, jätame selle välja, sest tegemist on täiselektriautoga, aga sellise suure muskelautoga, mis hetkel sõidab, ma saan aru, elektriga, sest mitte midagi kuulda ei ole. Ja kusjuures see ongi harjumatu, et kui sul tuleb silme ette suur Ameerika muskelauto ja ta läheb sust mööda nii, et sa ei kuule, siis on midagi pildil väga valesti ja selle autoga täpselt nii on. Kõik see mugavus, kõik see suurus, kõik see vägev, kõik see välimus on olemas, aga mida ei ole häält. 4 liitrit 100 kombineerituna Ameerika muskelauto puhul, et sina, ma tean, et sulle kõik need sellised suured asjad meeldivad. Sul on vennal vist see USA kastikas, jah? Kunagi oli, jah. Ja sellega sa sõitsid ringi. Mis tunne on siis? Ma pean ütlema, et ma olen üle pika aja taas jälle nii vaimustunud. Mulle väga meeldivad sellised suured Ameerika autod, aga ainuke asi, mis mulle nende juures ei meeldi, on see tohutu kütusekulu, et sa paned mõnekümne euro eest kütus sisse, isegi seier ei liigu, ta lihtsalt hingab selle sisse. Aga selle autoga on see tore asi, et sa saad isegi oma linnasõidud teha uskumatu, aga tõesti elektriga. Kui sa vaatad selle auto sisu, siis siin on, ütleme niimoodi, et kõik need sellised puidu moodi liistud, puhas nahk, et tänasel, ütleme, rohelisse maailma väga ei sobitu. Aga samas ta ju selle oma väikese kütusekuluga, ütleme siis, see võtab need asjad alla kenasti, et hästi mõnus on vaadata, kuidas sul autosse on pandud selliseid pisikesi vidinaid, mis annavad talle sellise üldise luksusliku mulje. Ilmselgelt tegemist ei ole ka mingisuguse põlve otsas tehtud autoga. Hästi suur, ilus ja jätab sellise väga kalli mulje. Tegemist on ju igas mõttes täiesti ka talveautoga. Intelligentne nelikvedu, esiklaasi soojendus muuseas, kõrgem clearance, nii et igati sobib meie talvetingimustesse. Muuseas ka täiesti oma, et sõidurežiim on talviste tingimuste jaoks. Mulle meeldib sellepärast ka see auto, et mul on kaameraruumi siin filmida siin kõrvalt. Sa jääd ilusti tervelt suures ilus uhkuses peale, et tõsiselt suur auto. Et ma ei oskagi muud öelda, et seda peab tulema proovima, et on hea auto, üle hulga aja selline vau-efekt jälle. Ja kusjuures ta on äärmus suur auto, aga ta läheb nii hästi edasi, mis on seda peab ka proovima, nii et kindlasti soovitan kõigil tulla proovisõitu tegema. Isegi kui osta ei plaani, siis tulge sõitke, et teil oleks mille poole kunagi püüelda, sest ma ise olen ka juba, ma ei tea, 5 või 6 Ford, nii et ma arvan, et ma tean ka, kuhu ma nüüd edasi tahaksin jõuda.